Nii, millega me tegeleme? Teeme väikseid kokakotikesimus. Double attitude'i kokakotid. Me oleme ikkagi ju Pablole suht lähedal juba, nii et... Mehik on suht nurga all. Teeme siin altuurat. Väike tasuta ots Pablole. Jumala eest, et meid heldelt tänaks pärast. Aga tegelikult siia lähevad õunakrõpsud sisse, kui õunahooaeg on, nii et kuna väljas on selline vihmane ilm, siis tegeleme hetkel sellega. Aga samas Pablot tahaks ikka näha. Siin näe ju, kuidas tahaks näha. Kui need blondiinid tulevad? Mis blondiinid? Pablot pole. Ma kohuke. Oled jah? Mis asi? Mikä? Rebi kildu. Stand-up koomik. Ennokas 321. Too klaas siia, kohe temp kildu musi selle. Mis klaas? Näe, just klaas põru ja teeme sulle. Ja siis õnne tuleb. Räägi palun 2 sõnaga, kuidas... 2 sõnaga, siin 2 klepsu ongi, mis siin ikka rääkida, 1 kleps ja 2 kleps. Kopajuht nii peene töö peale sai. Päris peene ametane. On. Kuidas tundub? Käed värisevad, süda puperdab, kaenlaalused viistavad. Raske töö, mis siin ikka öelda. Palju makstakse? Õhust ja armastusest on see palk mõsi siin. On jah? Toidab küll jah? Nagu sa ise ei tea, küsib üle veel. Jumala eest. Pean täpsustama. Jah. Olgu. Meil on uudised. Meil on juba perelisa olemas. Lämme või? Vidrik? Lämme. Tõstame sinna kasti siis või? Paned akna kinni tagasi või? Kanadas Toonekurg ei too lapsi. Amazon toob. Amazon Prime on igal ühel olemas. Ja kus juures? Kohale toomine on tasuta. Miks mitte proovida? Lõksus. Käed üles. Kiisu tuli Amazoniga kohale. Kiigilas jookseb otsa. See on nagu väike tiiger. Juba läks alla. Üks kiisu ei käinud. New video, my battery was dead. But Kanada proua õpetab Eesti prouale leiba tegema. New likes. Hola, ilus poiss. ¿Qué pasa? Mila? Да.
Noh, mis sa endale leidsid? Oi kui nunnu. Kuidas raamatut tegema? Me tuleme. Jaa, võiks küll olla ju. Millega me siis vahepeal tegelenud oleme. Õunapuu sees on puuküürnik nimega Ürask, kes uuristab ennast siia tüvesse, muneb munad, sööb tüve, rikub seda, puu sureb ära. Nii et me paneme siia need võrgud, kuna tegemist on orgaanilise õunaistandusega, kus mürgid ei ole lubatud. Nii et hakkame tööle. Minu poolt esimene samm lõigata võrk sälguliseks, et ei jääks krussi all. Ja naine sama aeg rohib, mida naised kogu aeg teevadki. Maanaised. Maanaised. Aga ma ei ole maanaine. Oled. No samas. Teeme sälgud sisse. Ja siis installime võrgu ümber puu. Nagu professionaalid ikka teevad. No nii, murra ülevalt ära. Juba naine käsutas. Ise just sõimasid mind maa. Igal ühel omad süsteemid, midagi kindlat süsteemi selle kohta ei ole. Mees üleval, naine all, nägi. Alt tõmbame kohe, ma panen ülevalt kinni. Pane. Lips peale, on lihtsam lahti teha. Aga 4 päeva ei ole vist päevalt ka. Kindel, et juur oleks kaetud. Veits alt lihtsalt. Natuke mulda peale ja Mille jaoks see on? Võtame ära. puul hea oleks. Viisakaks. Mingi 100 on valmis ja 600 veel. 700 istandus on. Lahe. Ja niimoodi hoiame Üraski. Evad! Tere hommikust! Milline imeline ilm, et minna pealinna avastama. Meil on juba teine nädal Kanadas. Esimesel nädalal me maandusime Montrealis, kus meie võõrustaja võttis meid peale ja tõi meid siia õunaistandusse. Tegemist on siis orgaanilise õunaistandusega, kus me teeme woofingut. Woofing on siis selline asi, et me elame siin õunaistanduses, samal ajal teeme tööd, näeme vaeva ja vastutasuks saame endale peavarju ja toidu. Aga palka ei saa. Aga pole hullu, selles suhtes, et elu Kanadas on üpriski kallis, et suht pointless oleks 2 nädalat võtta kuskil majutus ja maksta toidu eest, kui saaks lihtsalt ilma nautida ja samal ajal oma paberid muud asjad korda ajada. Hetkel me oleme pannud ennast valmis, et pealinna Ottavasse minna.
meil ei ole seal iseenesest mingeid plaane, ehk rendiks jalgrattad ja avastaks linna. Aga ma ei hakka midagi ette ütlema, sellepärast et plaanid võivad muutuda. Aga meil on võetud Airbnb sinna linna lähedale, mingi 10 kilomeetri kaugusel ehk. Ja riietus on muidugi natuke fancy, aga jalanõud tulevad ikkagi suht sportlikud, et saaks ikkagi neid vahemaid jalutada ja kõike. Aga jah, kusjuures Kanadas on mega kallid hostelid. Kui Aasias saab hosteli €2, Euroopas võib-olla natuke kallimalt, siis siin on need kallimad kui hotellid, nii et milleks olla hostelis, kui saab nautida mugavustega Airbnb-d või hotelli. Aga mis seal ikka, lähme Ottavasse. Võtme üle või? Lähme üle, jaa. Nonii, nüüd toodi meid siia linna ära. Ja mis edasi teeme? Esimene seik, esimene turistikas, esimesed kaadrid. Tunne on imeline suures linnas. Ma olen päris YouTuber. Nii elevil. Oma kaamera naine ja... Lähme üle või ei või? Oota on, võib? Me oleme uued nüüd, jah. Good. What language are you speaking? Estonian. Estonian? Yeah. We don't know how the traffic goes. That feels really dumb. But first, coffee. I need coffee. Kõht on tühi ka juba või? No jalutame siis niisama. Lähme muidugi. Sinnapoole me jalutamegi praegu. No nii, jälle. Kannega Bana. Hakkab kohale jõudma, kuhu me jõudnud oleme. Kintsud ei jää pildile, need peab võtma ära. Katad kõik kohad kiinti või? Ja musi. Milline imeline loss. Vaata seda bussi. Water from a cow. No nii. Me jõudnud oleme nagu. Hakkame siis rääkima. Mina olen nüüd kaameramees ja meie ilus kiidikene räägib Kaameramees Enno Kruusimäe Kanada ajaloost. Ja reportaaž otse Kanadast. Kus me oleme, mis me teeme? Me oleme Kanadas, Ottavas, pealinnas. Ega ajalugu ma väga ei teagi, ega ma nii tark ka ei ole, kui tundub. Et jah. Ajaloo võib kõik Google'ist järgi vaadata ise. Teine 2 kanget Kanadas. 2 veel kangemat. Või noh, ma ei tea kui kanged, aga jah. No ikka väga kanged. Aga vaadake seda lossi, vaadake seda torni. Vaadake seda nurka siin. Selline see melu on siin. No nii. Aga lähme. Uurime päälinna. Kuule, ma ei saa filmida, sul hakkab sumps paistma. Jah, mul on lüükesed all. Igaks juhuks, kui peaks ratta rentima või midagi. Praktiline siis. I think it's a little bit shorter. Vahepeal lossi. Tumine. Tule. Hiljuti oli see Pride Month või midagi. Nii et kõik on ikka vikerkaare värviline. Tule tutvusta, naine, kuhu me lähme siin nüüd või kus me oleme?
kus me oleme? Kus on punane? Kus on punane? Ma arvan, me oleme This way we are. See. kuskil siin, jah. No nii. Aga teeks siis sellele ringi peale või? Lähen proovime. Jalgs üle. Tuli läks põlema musi. Sinna poole. Idemo kod Justina. Idemo. Gdje je Justin? Tu je negdje. Čini se. Stari dobri Justin. Kuna ise ma nii tark ei ole ja ma ei tea, millega on tegu, siis me oleme... Tead küll kus? Nii nagu kirjas on. Mõnus park piknikute tegemiseks. Torn on seal taga peidus. Ajalugu, mees. No seda see mees siin iga päev ei näe, aga... No see on mees. Meeskapp. Külmkapp. Vamos! See, mis seal all toimub, on päris põnev. Seal on kahetasemeline vesi. Üks on selle laeva pea, kus see sild on. Ja teine on see, kus laev ise vees on. Praegu pannakse käsitsi neid aeda ette. Täitsa põnev vaadata, kuidas see laev läbi saab või mis seal toimub. Mis kogemus see tegelikult on see kanalitripp läheb ikka päris pikaks. Neid astmelisi kohti on siin ikka terve kanal äkki. Who knows? Ja oleme jõudnud silla peale. Miks see nii kaugel mõistad? Kaamer on nii kaugel musi. Nii pikad käed ka ei ole. Lifehack. Kui tahad raha säästa, siis täida need veepudelid uuesti ja uuesti. Sellepärast vesi on ikka päris suur kulutus, kui igapäevaselt seda pudelitega osta. Aga mis seal taustal toimub? Politseinikud on vee kinni pannud, väike protest. Ja see peaks olema mingi historic site of Canada. Nii armas väike linnake. Või mis väike ta on. Eesti on väiksem ilmselt isegi kokku. Mademoiselle pole ikka juba kohvi saanud ja nüüd on juba lõunaaeg, nii et lähme otsime, mida süüa hoopiski. Ma hakkan juba minestama, mul on kõht tühi. Miks nii dramaatiline? Ottawa on seni päris hea mulje jätnud. On arhitektuuri, mida vaadata, on kultuuri, inimesed tunduvad sõbralikud. Majad varieeruvad siis contemporary'st kuni selliste vanemate liidamast-aadamast ehitisteni välja. Nii palju inimesi on kogunenud siia Kanada kohtu ette, et mäletada 1984. aasta genotsiidi ohvreid. Tere tulemast Hiina linna. Tõime uhkelt oma jalad siia Hiina linna. Ja valisime, mis me valisime. Aga leidsime koha, mis sobib meile mõlemale. Siin saab lihtsalt kõike. Vaatame, mida siin pakutakse. Välja valinud. Hea toit on see, mida ma olen kõige rohkem igatsenud siin. Nii et ma võtan endale selle spicy beef brisket stew with vegetables and an egg. Ja ma ei tea veel, kuidas see välja näeb. Mees, kas sa oled välja valinud? Mees tahab nuudleid musi. No. Homemade noodles with seafood. Mis arvad? Aga see on supina. On jah.
aga see võib hea olla. Ma võtaks igatahes. Või siis 23 ikkagi. Homemade noodles in black. See võib hea olla. Tellime ära. Tellime siit. Võidukas riim. Oih. Kas on kõigile või? Kas on kõigile või? Teeme kokku ära musi. Mis see siis on? Mida me tellisime üldse? No järelikult see on siis minu beef stew. Kõik erinevad Korea need kõrvalroad. See on siis misosupp. Ja sul on musta hoa ja nuudlirool. Sealihaga. Väike klõrne enne söömist. Taste testing with Enno. Ma arvan, see on vähe kuumant teistimiseks. Kuu peale. Ole mees. Kuu peale. Proovime väikse lihaamsuke seal kui. See kindel, et see on liha või on must tuba. Või on kiisukõrb või? Maitseelamus. Mitu punkti. Maitseelamus on täiesti uus. Mida meenutaks, ei oskagi võrrelda. No vaatame, kuidas sa neid punkteid käsitled. Kuidas vanad profid söövad või? Vanad korealased. Küsid äkki kahvlit või? Lihtsalt luristavad. Ja Aasias luristamine tähendab, et toit on nagu imeline lihtsalt. No nii mees. Avalda arvamust. 1-10-ni. Palju annad? 1-10-ni. Tubli 9. Sellepärast mul on kõht tühi ja see on väga täitav. See on hea. Niimoodi. Läbimäeliselt. Hakkame sööma. Ma ei arvanud, et see tuleb supi kujul, aga proovime. Ütleme nii, et musikeeli on suht õgar. Ta tellis siukse asja endale. Ma ei Ma ei tea, mis siin kõik on, aga misosupp veel lisaks kõrvale. No need tulevad tasuta. see on kõik temale, näljasele, naisele. Viska üks amps ja ütle. Ma võtame kimchi ampsu ka. Austraalias tunti mind kui seda kimchi monsterit, kuna ma sõin laua pealt kõik kimchi ära. Kimchi. See on siis siuke. Hästi vürtsikas, chilline, marineeritud kapsas. Amps. Naine on õnnelik. No nii, ja nüüd otsime üles, kus saab seda paadikruiisi teha. Nii, et lähme mööda seda kanalit alla veekogu lähedale, nii et teeme ühe väikse river cruise'i. Kas need on mingid vihjed, Keili, või? Millest me räägime või millest me unistame? This could be us, aga sulle vist ei ole kohale jõudnud, et ma unistuste naine olen. No lähme jalutame veel natuke käest kinni, musitseerime ja teeme selle
River Cruise'i äkki tuleb mõistus kohale või? No äkki loksutab paika. Äkki loksutab, teeme ära. See paat, jah. Mida kõike ei pea tegema ma enda kuulsa YouTuberi naise pärast. Roni siia, kõnni sillale, vaata teda. Ma proovin zoomida ka, kus ta on, oskan ma zoomida või? Aga vaikselt tuleb. Minu kaunitar on seal. Ottavas. Minu mosi. Eks siis hakkame pilte ka nüüd tegema. Tavai. Seal mu mees on. Võiks olla muidugi siin. Ühe põlve peal. Ütlemas mulle need 3 ilusat sõna ja palumas mind endale naiseks, aga ei. Vehib seal oma kättega, mõtleb, et ma teen pilti. Nojah, olgu siis. Nii siis. Kuidas oli? Kõigepealt oli fotosession. Mina seisin siin silla peal. Nii. Naine seisis seal. Nii. Ja mis siis sai? Tulen siis mina alla, ootan enda armsakest. Ootan siin, seisan niimoodi. Siis mingi naisterahvas kõnnib mööda, ütleb mulle great pose, by the way. Kanadalased on ikka nii sõbralikud. On. Lähme vaatame veel sõbralikke kanadalasi. Kunst ei ole kunsti teha. Kunst on kunstis kunsti näha. Appi kui nunnud. On see Stairway to Heaven või siis nagu Stairway to Hell. Vaatame, kuidas need 30-aastased põlved vastu peavad. Mis juttu räägivad? Mis juttu mees räägib? Mis nad ikka räägivad, ragisevad ainult. Ole kus keegi ei kuule. Aga see oli Stairway austuse märgiks hoopis. Kes oskab lugeda, oskab lugeda. Kes ei oska, naudib seda vaadet niisama. Video don't do the justice ehk siis videoklipp ei näita ära, kui võimsad need ehitised on, kui võimas see olustik siin on ja nii edasi. Siin linnas on ajalugu ja karakterid lihtsalt. Kui ma Londonis käisin, siis Big Ben oli rekonstruktsiooni all. Aga näe! Siin on midagi sarnast. Isegi kuninganna on ju siin sama. Ja me Paula Vii tuleb. Õnneks on veel pileteid siia. Mida ma ütlen? Kes selle üle? Ma ei tea. Punamütsike. Seal on lumivalguke ja seal on 7 pöialpoissi. Ja seal ma ei tea, kas see on tõesti see kosk, mille pärast me Elevil olime ja mille pärast me $40 maksime. Et siia kruiisile tulla nagu. See on jah. Natuke, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, pettumust valmist. Enno siin isegi ütles, mis sa selle raha eest saaks. Süüa või süüa. Ja mitte ainult üks päev. Mees mõtleb ikka toidust. Aga selline see kruiis on. Rohkem kommentaare ei ole, ega tule.
Usi, vaata delfiinid. Neil on palju rohkem nalja ja lõbu kui meil siin paadi peal. Aga pühapäeva vedame natuke kultuursemalt. Nimelt läheme kunstimuuseumisse ja vaatame sealset väljapanekule. Aga kuna vihma sajab ja meil on riietus vastavalt mingile matkale kuskil rahvuspargis, siis pole hullu. Aga lähme! Läheme! Vaata! Ämbliku munad! Aga lähme sisse. Lähme. Anna Oogu museumile. Vamos. Mingi katedraal. Ei tea. Rääkige siis enda maalist midagi, proua kunstnik. Oi, ma ei ole küll autor, ei saa seda õigust endagi võtta, aga vaata seda grupikat näiteks puudlite poolt. Mis see tähendab siin? Sina kui kunstnik oskad seletada? Siin Kanadas käivad asjad teistmoodi, ma polegi sihukest kunsti näinud, kus on näiteks koerte orgid. Ma ei oska kommenteerida, mul ei ole sõnu lihtsalt. Milline briljantne idee, võtab kokutama ka. See on siis, idee on saanud sellisest Veenuste paalist, on ju. Aga nagu kanvasele jõuab midagi sellist. Minu naine. Karastatud naine tuleb siin ilma varrukateta Antarktikasse. Pidanudki kaugele minema. Antarktika on lihtsalt Ottawas olemas. Enno? Keili? Tere tulemast minu paradiisi. Vaata neid pintsli, neid tõmbeid asju ja Van Goghi paradiis. Very nice, very nice. Väga inspireeriv. Peame ikka võtma mingi paberi ja pliiatsi kuskilt tee pealt. Mul tuli tuju peale. Vaatan siis Gustav Klimti maali ja siin üks vend juba unistab. Nii äge on sellised maale täna, mida kunagi kunstikoolis kasutasime näidisena, et mingeid kunstiteoseid valmis luua. Ja nüüd näen neid päriselt ka. Ja minu lemmikartist, surrealist. Lobster in a head. Just nii nagu Dalile meeldis maalida. Päris maalaste kunst siis. No ma tahtsid endale koju saada sooja siia lähedal. Peavad
mahtume küll selle jalga siuksed. Ja Enno tahab emale selliseid ja talve üle elada. Lume sees mütata ja. Jumala hea võte. On. Mis asjad need on? Lendavad põrsekesed. Ole nüüd. Jah. Sa ei tea kunstist midagi. Räägi mulle kunstist, kallis. Mis mulje on? Ei ole kunstnikku mulje juba või? Ma arvan, ma ei pea sulle ütlemagi. Ma loed mu silmist. Jep, ma loen kõike, sa ei saanud midagi aru. Kallis mees. Naine, ma kuulen teid. Kuidas oli? Kunstimuuseum Ottavas. Massiv suur muuseum. Siuke nagu labürint. Vahepeal ei saa arugi, kus sa oled. Aga õnneks keskel on mõnusad siuksed looduskohad, kus saad istuda, puhata, mängida vahepeal. Mängida vist ei saa, aga see väike passukohake, kus saad õnnesenti visata, soovid, et ja siis ma ei teagi. Coca-Cola külmkapp meeldis mulle kõige rohkem. Ja teile? No mulle meeldis. Nägin neid artiste, keda õppisin kunagi väiksena kunstitunnis tundma, kellest inspireerituna sain pintsli kätte võtta ja maalida või mingit kleepimistööd või mis iganes asja teha. Aga väga impressiv väljapanek oli igatahes, hästi suur, lai, tõepoolest nagu labürint. Pole isegi kindel, kas me kõike jõudsime ära vaadata, aga lähme nüüd natuke linna peale ja siis lähme otsime midagi süüa. Ära pane stoppi. Vaadake, mis džunglis me oleme. Mõsiga. Leidsime omale söögikoha ka. Imeline Vietnam. Aga need jalakäija foorituled lähevad ikka nii aeglaselt parem. Ei ole, et ootame rohelist foori, on mingi valge vennike, kes üle tee kõnnib. Ja siit me lähme. Tuleme, kallis. Tuleme, kallis. Foo, imeline, minu lemmik. Juba pani kinni, ei pannud. Hi, can we have table for two? Anyway. No. Uusi ja? No. Hanne, mis menüüst võtame? Mina võtan fried rice shrimp. Need tulebki. Yes, we are actually ready. Okay. Can I please have this beef pho with can I try this one? Okay. Number 9. Beef brisket and then on top. Yes, and can I have it medium? Of course. For me it is fried rice, shrimps, barbecue. Okay. Do you want a drink or are you good? I can take one. Can I have a glass of red wine? Red wine? Okay. Yes. Shiraz. Shiraz is fine. Yeah.
Domestic on siis need siin. We have some spring rolls and rice wraps. Would you like to try some to start? Oh, no, it's fine. I think it'll be fine. Molson dry. Molson dry, of course. Yeah. Okay, that's all. That's everything. Yeah, Thanks. thank you. Me riisiga muskleid kasvatama. Õllekraadid aina kangemaks lähevad. Varsti istun ka siin kuskil poe taga ja jäängi Kanadasse. Võib-olla tõesti. Lürpima. Seda Kanada õllet ja... Jaa. Hoba, voila. Voila, ja tühi ta on. Kaks mu ennokas. Üks mu keilikas. Mis on emotsioon? Kuidas kommenteerime? Jääd siia tänava peale. Ütleme nii, et päris hea õlle. Tima või? Ja siis saab filmid mind. Ma juba filmin siin enda riisiportsu. Fried rice. Viimasel ajal kuidagi Aasia söök on täiega meeldima hakanud, aga ei, naine ei luba rääkida, pressib ikka vahele. Nagu tankna, nagu ikka. Aga vaadake selle medium suppi, no. See on ikka normaalselt õgard naine. Ma reaalselt, kui ma päriselt suppi teen, ma teen sellises kausis ja ma söön seda mitu päeva. Aga see on siis ühe mehe ports, üheks korraks, ühel istumisel kõik lihtsalt. Ja nii ongi. Mis asi see on? See on siis beef pho ehk siis Vietnami pärane supp, kuhu ma lisan siis laimi. Siis meil on need lehekesed siin. Ja siis me lisame kõik need mungoad. Et kuule ka üks. Mis asi? See, mis lisas. Hilja juba. Pärast saad proovida Juba ei. kõike, mis ma lisan siia. Siis ma võtan hoisin kastme ja olen helde. See annab sellele puljongile hästi palju maitset juurde. Ja siis chilikaste. Oota, näitame. Sest et I like it spicy. Vürtsi on jälle vaja. Võib-olla ma nii palju ei pane, kui tavaliselt olen pannud sellepärast, et muidu kõik kanalid on siin puhtad. Aga mis siin veel on? Soola, pipard ja soja vist. Aga see on praegu kõik. Oota. Proovime katseid. Segame selle kasvu ära. Ja proovime. See peaks olema raw beef ehk siis suht selline pigem toores liha. Aga tundub, et see on juba natuke üleküpsinud. Aga äärmiselt maitse. Soovitan beef pho kõigile. Reaalne reklaami nägu siin. No nii. Aga jäädisu. Jäädisu. Noor mees. Noor mees. Tahtis ka olla siuke aasiapärane, et sööks ka pulkadega. Ei. Naine lasi kõik rattima käest. Siis ma pean mingi... Teenindaja kohe teadis, et valge poiss annaks kahvli ja lusika. See vend ei oska süüa. See vend ei saa hakkama. Aga lõhn on küll imeline. Nii. Millised sensatsioonid, millised elamused 1-10 räägi kohe ära? Sellega, mis oligi nüüd? Krevett, shrimp siis. Ja. Mis mulle ka nagu... Siuke vähe meresööti Aasia värki, mis
ei saa ühtegi halba sõna öelda selle söögi kohta. Kuna kõht on tühi ja ports on hea ja siis on kõik imeline. Ja mees on rahul ja õnnelik. Nagu nainegi seal kaadri taga. Jaa, armastus käib kõhu kaudu, on ju? Davai ikka. Ja nisu. Bon appetit! No nii, viimased hingetõmbed siin Ottavas. Ottavas. Sul on kogu aeg Ottava, tegelikult on Ottava. Ottava. Mega nunnud tänaval nagu. Sabor humana y un fin de semana se deja ver. Vestido de traje, glorias, traje bajo mi piel. Si Dios Mega nunnu mehega. sola manzana fue para morder. Ay, Dios Kust poest sa vahepeal läbi käisid? Home sweet home, Miia juba igatses meid, jaa. Oi sääsed, ma igatsesin teid ka.